Tervitused taas siit Emerald stuudiost, podcastist Kus on probleem. Täna on meil jätkuosa esmateemale varjatud puudused ja see on siin viimasel ajal väga suurt kõneainet saanud, seega ainuõige lahendus siin uuesti teema üles võtta. Kristjan, otse loomulikult kõneisikuks antud teemal ja Kristjan, sulle kohe niisugune küsimus. No nii. Kas ma eksin? Ilmselt. Kuule lõpuni, kas ma eksin, kui ma ütlen, et sa oled viimase nädala üks enim nõutuim advokaat büroos? Ma ei ole teiste käest küsinud, aga päringuid tuleb küll, jah. Tuleb palju, jah. Nii, et ma ei eksi? Ma arvan, et sa ei eksi, jah. Lihtsalt jah, selle pahupool on see, et ma tahaks järgmine nädal puhkusele minna, et siis nagu palju on vaja teha veel. Aga jah, päringuid on tulnud, jah. Või õigemini ongi saanud see teema varjatud puudused siis niisuguse erilise tõuke just märtsi lõpus siis toimunud kinnisvara seminaril, kus sa käisid esinemas. Ja tund aega siis oli teil seal koos teiste panelistidega just see varjatud puuduste teema laual ja võin täiesti kinnitada, et peale seda on tulnud nii küsimusi, lihtsalt nii-öelda lühikesi niisuguseid nõuandesoove, kui ka siis juba väga konkreetseid lahendeid büroosse sinu lauale, millega siis tegeleda. Ja kuigi sa mainisid, et sa lähed puhkusele, siis mitte keegi ei pea muretsema, et asjad jäävad tegemata, sest Kristjani taga on veel mitu nii-öelda tugevat kolleegi, kes asjadega jätkusuutlikult edasi tegutsevad. Ja ei, meie sektoris on puhkus on suhteline mõiste. Ja, just täpselt. Kalendris on olemas ja võib-olla inimest büroos ei ole, aga silm on alati peal. Töö käib. Ja põhiline probleem sealt siis tuligi ikkagist välja just selles, et on suhteliselt nagu ostja kaldu olnud teema, aga tegelikult on seal ju mõlemad osapooled ehk siis ostja pool ja ka müüja pool ja võimalikud ennetavad siis tegevused või niisugused nüansid, mille peale tuleks mõelda. Ja teile tuli seal selle tunni aja jooksul üle 80 küsimuse ehk siis seda oli väga palju, see teema tekitas kõneainet ja täna võtamegi siit samamoodi siis teema 2. Võtame ostja vaate, võtame müüja vaate, võtame need küsimused, mis mul on siin ette valmistatud, seepärast, et neid, mitu lehte siin mul on, 6-7 lehte, ehk siis neid pähe ei suuda ma kindlasti jätta. Ja siis annad sina sinna nii-öelda hea vastuse kõrvale, mis on lahendus. No proovime. No proovime. Nii, võtame siis esimesena ostja vaate. Teemaks siis esimene siin kohe flippimine, et majades siis ostetakse, vanemates majades ostetakse siis korter, tehakse üldmulje super kenaks, korter näeb niisugune hubane välja, visuaal müüb alati hästi, et millele peaks ostja sellistel puhkudel tähelepanu eriti pöörama, et kas on olnud kohtupraktikas mingeid regulaarseid selliseid puuduseid just sellise nii-öelda flippimise puhul? Ega need loogikad suures pildis on tegelikult ju samad, lihtsalt selle nii-öelda flippimise puhul tuleb arvestada seda, et kui me räägime näiteks kas siis nagu ühe korteri flippimisest või siis näiteks terve kortermaja flippimisest, selles mõttes, et renoveerimisest, et kas seal on näiteks ka need nii-öelda mingid vanad süsteemid, küttesüsteemid vahetatud, mingisugused juhtmestikud on ju, et seal ongi see, et võibki tekkida see olukord, kus justkui välisilme on nagu tuttuus ja kõik läigib, aga mingid süsteemid on nagu tegelikult aastast 75 on ju, et siis ja näiteks kui müüja sellest nagu ei teavita ja ütleb, et kõik ongi uus ja pärast tuleb see nagu jama, siis seda tasub nagu tähele panna, et vaadata, mis on see nii-öelda hoone nii-öelda esimene kasutuselevõtu aasta on ju, ja siis mis aastal see renoveerimine ja mis siis nagu täpsemalt tehti, et või õigemini tuleks öelda, mis tegemata jäeti on ju, ja siis neile nagu tähelepanu pöörata, et aga muus osas on loogikad täpselt samad, et ehk siis ostja võib kohtumistel, kui ta korteriga käib tutvumas, võib müüja käest küsida, et kas on mingeid konkreetseid dokumente,
mis tõestavadki, et ma ei tea, uued juhtmestikud on kõik paigaldatud ja kõik siuke. Ja loomulikult, ega siis lõppkokkuvõttes ostja võib küsida, mis ta selles mõttes endale nagu tähtsaks peab, on ju. Et ja noh, tavaliselt saab ka ehitusregistrist nagu kätte enamus dokumendid, et kui on ehitamine või renoveerimine nagu laiemalt, et siis saab nagu palju dokumente ka ehitusregistrist kätte, on ju. Aga tegelikult noh, lõppkokkuvõttes on see müüja kohustus siis see info anda. Okei. Ostetakse korter uusarendusse. Kas on võimalik, et sellise tehingu puhul võib puududa ehitajapoolne garantiitööde teostus? Et kas see peab alati olemas olema, kui uusarenduses siis kinnisvara ostetakse? Et millele peaks tähelepanu seal pöörama? Sellega on nüüd niimoodi, et kunagi oli ehitusseadustikus nii-öelda siis seadusest tulenev garantii uute ehitiste puhul. See oli aastani 2015, kui ma ei eksi. Ja täna seda enam ei ole, mis tähendab siis seda, et kui konkreetselt selles notaritehingus kokku ei lepita garantii perioodi või garantii kohustust, siis seda ka ei ole. Ja siis kehtivad lihtsalt need tavalised võimalikud ostja nõuded, et kui midagi selgub, siis sa peadki siis nagu mitte garantii kohustuse alusel minema, vaid et nõuadki kas siis kahju hüvitamist või parandamist või mis iganes, on ju. Et jah, kunagi oli see nii-öelda alati seadusest tulenev, aga täna peavad pooled selles eraldi kokku leppima. Õnneks uusarenduste puhul seda, ma ei ole näinud, et seal nagu garantii puuduks, et see on ikkagi enamjaolt olemas. Nüüd lähtuvalt sellest eelmisest küsimusest, et kas on õige lähenemine või pigem mitte. Ehk siis kui ostjad kasutavadki uusarendustes, siis ostetud vara puhul ehituskaitsebüroo teenust, ehk siis enne garantiiperioodi lõppu, et teha list mingitest nii-öelda tegemist vajavatest töödest, et need siis esitada müüjale või siis sellele arendajale, et kas see on õige või väär? Mulle tundub see selles mõttes ju täiesti mõistlik nagu tegevus, et ega lõppkokkuvõttes, kui need vead nagu avastatakse pärast garantiiperioodi, siis see lihtsalt nõuete esitamine on nagu keerulisem, on ju. Et mulle tundub, seal peab nagu alati mõtlema seda, et ütleme, mis on see kulu, mis sinna läheb, on ju, mis on see saadav kasu, on ju. Et lõppkokkuvõttes võib olla niimoodi, et sa teed selle kulu ära ja siis tegelikult on kõik korras, on ju. Siis justkui tundub, et mõttetu kulu, on ju. Samas, see vähendab oluliselt seda riski, et midagi tuleb nagu hiljem välja, on ju. Lõpuks tuleb ka ju aegumine mängu, et sa ei saagi midagi nõuda, et seal tuleb nagu mõelda, pigem ma soovitaks siis seda teha siis, kui selgelt hakkavad mingid asjad nagu välja tulema. Et lihtsalt niimoodi, et on garantiiperioodi lõpp tegelikult on nagu visuaalselt kõik korras ja ühtegi puudust pole nagu 2 aasta jooksul näiteks välja tulnud. Siis tasub nagu mõelda, et kas see kulu on nagu põhjendatud, aga kui on mingid asjad juba välja tulnud, siis tasub seda teha, et siis on nagu selge oht, et võib-olla seal midagi võib nagu veel tulla, et eks see on selline otsustamise küsimus, aga ma pigem, kui ma ütleme ostjat esindaks, siis ma soovitaks seda. Okei. Kuidas vanemate majade puhul puudustega seonduvaid nõudeid lahendatakse, ehk siis vana versus uus, et see ei ole nagu omavahel nii-öelda väärtuse mõttes ju mõõdetav? Ega lahendatakse samamoodi, tehnika on sama. Lihtsalt seal on see, et need standardid on ju vana maja puhul oluliselt madalamad, on ju, et kui sa ostad, ongi eelmisest sajandist korteri, et siis sa pead nagu arvestama, et kui seal natukene kuskil krohvi maas on, siis ega sa ei saa nagu nii väga nõuda, et sa pead arvestama, et see on ikkagi vana maja, on ju. Sellest siin kohtupraktika järjest enam ka räägib. Et me räägime sellest, et kõigepealt tuleb arvestada seda, mis on kokkulepitud omadused, on ju, näiteks, et kas meil on põrandaküte või elektriküte, on ju, kui on kokkulepitud on põrandaküte ja elektriküte, siis sa saad nõuda põrandakütet, lihtne, on ju. Aga tavaliselt, kus need vaidlused tekivad, on see keskmine kvaliteet ja nüüd see keskmise kvaliteedi standard oluliselt nagu langeb, mida siis ühesõnaga vanem maja, seda rohkem ta langeb ja seal tuleb see erinevus sisse, et ega see tehnilises osas on nagu on täpselt sama nagu uue maja puhul. Okei, mul on üks enda nii-öelda lähikondlaste kogemus tuli just praegu meelde, et sobib väga hästi seda teemat siin täiendama.
2 korterit üksteise peal, ülemises korteris toimus siis nii-öelda korralik niisugune veeleke ka, nii et okei, ta on küll kindlustusjuhtum ka, aga just see kahju hüvitamise osa. Alumine korter polnud saanud remonti üle 20-30 aasta, ehk siis kõik seal, mis seal seinas oli, kõik, mis põrandas oli tegelikult ikkagi suht vana, elatav, aga vana. Ja nüüd, kui sellist siis kahju hakata nii-öelda korvama, siis kuidas sellise asja väärtus üldse määratakse? Et uus parkett poes maksab ju tunduvalt nagu rohkem kui see põrandamaterjal, mis seal põrandal maas oli. Et kas siis võetakse selle põrandamaterjali hind ja siis leitakse see nii-öelda õige hind sealt? No seal on selles mõttes põhimõte on see, et nii-öelda kahjustatud isik tuleb panna sellesse olukorda, kui seda nii-öelda sündmust või mingi kahju poleks olnud, on ju. Et tavaliselt see käib ikkagi niimoodi, et sa pead nagu looma selle olukorra, et ta saaks seal uuesti elada. Noh, et kui täna parketi hind on nagu kõrgem, midagi ei ole teha, siis tuleb see ka kinni maksta, on ju. Seal selle näite puhul tuleb muidugi mängu ka naabrusõigused ja korteriomandi puhul siis nii-öelda kaasomanike vahelised nii-öelda õigussuhted, et kui et see läheb, et võib olla ju olukord, kus see nii-öelda kahjustatud korter müüakse edasi, on ju, siis justkui sellel ostjal on nõuded müüja vastu, müüjal võivad omakorda olla ülemise naabri vastu nõuded, kellel on omakorda ühistu vastu nõuded. See läheb ju väga keeruliseks. Järgmises saates. Suurepärane, tuli teema ära. Paneme kirja selle. Paneme kirja. Nii, aga järgmine. Isik ostab korteri, küsib varaga tutvumisel üle, et millised naabrid siin siis on. Et see on kortermajade puhul, ma arvan, väga tavapärane. Ja kas lärmi tehakse ja saab vastuseks, et ei, et kõik naabrid on super lahedad ja vaiksed ja rahulikud, lärmi ei tehta ja tehakse siis tehing ära ja hiljem siis selgub, et üleval all kõrval, kus iganes kõik veel ongi väga peolembesed naabrid ja lärmi on oma jagu. Kas see on varjatud puudus? On, selles mõttes, seal tuleb mängu see nii-öelda informeerimise kohustuse täitmata jätmine. Ehk siis müüja peab teavitama ostjale kõikidest olulistest asjaoludest ja kui eraldi veel ostja küsib, kuidas on naabritega ja öeldakse, et pärast AK-d magama mingi probleemi ei ole. Tuleb välja, et pärast AK-d alles ärkavad üles. Et siis see on ja kohtupraktikas on ka öeldud, et see annab teatud juhtudel isegi nagu õiguse taganemiseks. Kohtupraktikas oli see, või üks on Riigikohtu lahend, kus räägitakse nii-öelda ühistu toimimusest. Ehk siis seal oligi, et üldkoosolekud ei toimu ja ühistu juhatus ei tegele asjadega, sellest ei teavitatud ja siis see annab siis teoreetiliselt nagu aluse taganeda, et nende naabrite puhul on täpselt samamoodi, et ega seal ju selles mõttes midagi nii-öelda kahju, mis see kahju on, et kõrvatroppide kulu on ju, et seal tulebki võib-olla siis ma ei tea, mingisugune hinna alandamine või taganemine mängu, et jah. Okei. Kui üürnik elab korteris ja ostab selle hiljem ära ning siis esitab müüjale varjatud puuduste nõude, et kuidas sellega on? On mingid praktikaid olnud? Ja seal on lihtsalt sellel nii-öelda ostjal, kes oli varem üürnik, väga raske kuidagi ära näidata või argumenteerida seda, et ta ei teadnud nendest puudustest. Ehk siis, kui ta on juba seal olenevast perioodist, on ju, et kui ta 6 aega seal sees elab, on ju, siis erilist vahet ei ole. Kui ta on seal 2 aastat üürnikuna olnud ja siis ostab ära ja siis tekib nagu mingi puudus, et siis on nagu, et tegelikult oleksid pidanud sellest puudusest nagu varem teadma, on ju. Aga suures pildis tegelikult ei ole vahet, et see, kui sa teed selle müügilepingu, siis need õigussuhted nii-öelda on täpselt samasugused, mis siis, kui ta ei oleks olnud üürnik, et selles mõttes ei ole nagu vahet lihtsalt jah, et seal võib tekkida see, et sa oled seal nii kaua sees elanud, et kuidas sa siis ei teadnud või kuidas sa siis ei märganud, on ju. Jah, üks asi on see, et kuidas sa siis ei teadnud, aga müüjal on ikkagist ju siis sellise tehingu puhul juba kohustus nagu rohkem ka teavitada, on ju. Et kui ta teabki, et seal... Ei, jah, selles mõttes, et see pigem võtab seda nagu koormust vähemaks, et nagu ostja on juba 2 aastat tutvunud sellega, et mis ma enam räägin, sa ju tead seal, mis seal on. Siis näiteks seda naabrite asja nagu kindlasti mängu ei tule, on ju. Et... Lärmakate naabrite asja. Jah, lärmakate naabrite, et seal pigem jah, lihtsalt siis ütleme,
ütleme, ilmselt on nagu keerulisem mingeid nõudeid esitada, et seal nagu see teadmine on lihtsalt nii palju suurem sellest nii-öelda lepingu objektist. Nii, liigume edasi. Ostan krundi hea metsavaatega piirkonda, paari kuu pärast tõmmatakse metsatukk maha ja hakatakse krunti arendama. Kas lepingueelsete läbirääkimiste rikkumisega võib siin olla tegemist või kuidas kohtulahendid on? See on nagu, tegelikult on väga lihtne, et kui müüja, seal saab ainult olla see informeerimise kohustuse rikkumine, on ju. Et kui müüja teadis ja ei öelnud, siis on nõuetel alust, kui müüja ei teadnud või see nii-öelda plaan siis naabrikinnistul midagi teha tuli alles pärast ostutehingut, on ju, siis ei ole midagi teha, on ju, lõpuks ei saa seda kaitsta, et siis seal tuleb nagu ostja saab ju põhimõtteliselt kui seal on mingid ehitusload taga või jumal teab detailplaneeringut, siis ta saab nagu sellega tegeleda, et mitte enam siis nagu müüjaga, aga kui müüja nagu teadis ja võib-olla sellepärast müüski maha, et sinna tuleb see, et saame lahti ja ei teavitanud, et siis on nõudel alus küll. Kas seal võib ka tekkida mingi selline olukord, kus see metsatükk võetakse küll maha, uus arendus tuleb asemele, aga äkki annab kuidagi ka sellist nagu väärtushindamist teha, et kas see uus arendus üldse kinnisvara hinda nagu mõjutab, et see nõue üldse seal tekiks? Jah, põhimõtteliselt küll, eks see oleneb, mis sinna kõrvale siis nagu tuleb ja mis ütleme, kui sa ikkagi ostad metsatukka rahulikku piirkonda endale maja, siis sinna tehakse nüüd järsku põhimõtteliselt nagu uus elamurajoon on ju, siis see on ikkagi nagu selline asi, millest peaks teavitama, on ju, et see, kuidas ostja sellesse suhtub, ta peabki saama seda otsustada siis, kui ta selle tehingu teeb, on ju, või enne seda, mitte siis nagu pärast. Et kui see tuleb pärast mängu niimoodi, et müüja ka ei teadnud, siis see on juba selline, nii on ju. Okei. Kuule, aga võtame selle ostja poole nüüd kokku, et kui hakkabki kinnisvara ostuks minema, eriti just vanemas seisus võib-olla majade puhul, mitte uusarenduses, siis mis on need tegevused, küsimused, tähelepanekud, mida peaks siis kõike tegema enne, kui lähen üldse kinnisvaraga tutvuma? Enne kui üldse kinnisvaraga tutvumine, selles mõttes soovitus on minna ikkagi enne kinnisvaraga tutvuma ja siis üldiselt tekib küsimusi, et tasub, mida rohkem selle asjaga nagu tegeleda, siis tegelikult tasub ikkagi võtta mingisugune inimene kaasa, kes nagu natukene seda ehitusasja jagab. Lihtsalt kas see on su tuttav või sa siis tellid seda eraldi teenusena, tasub võtta kaasa, ja selles mõttes, mida vanem maja, seda rohkem tasub võtta kaasa. Ja eriti kui garantii ka puudub, on ju, et siis jah, tasub see üle vaadata. Muudel juhtudel on sellist ühtset nagu formulat väga raske nagu kokku panna, see sõltubki sellest, et mida sa siis täpselt nagu ostad, on ju. Et jah, seal nagu alati tasub küsida naabrite kohta, on ju, kõik need tavalised küsimused. Tasub vaadata selles mõttes ka sinna ehitusregistrisse, on ju, et mis seal täpselt nagu dokumendid näitavad just nagu, kui sa ostad kasutatud nii-öelda maja, kas siis ütleme, eriti kui on renoveerimine, millest me enne rääkisime, on ju, et tasub vaadata sinna ehitusregistrisse, et mis seal siis täpselt tehtud on ja mis on siis nagu tegemata ja siis sealt sa saad küsida, et aga mis siis ütleme selle, ma ei tea, küttega on või nii edasi, on ju. Et jah, ühesõnaga tasub küsida nii palju küsimusi, kui pigem tasub küsida rohkem kui vähem ja tasub siis see ka kuidagi fikseerida, et kusjuures tekkis praegu mõte. Nii. Sa ütlesid, et tasub küsida kõikvõimalikke küsimusi, on ju, aga see on tegelikult nagu eksamile minek, vaata, et ma küll tean, et nii, ma võiks igast asju küsida, lähen eksamile, tuleb see kangestus ja ma olen kõik asjad ära unustanud. Miks mitte koostada vaatajatele, kuulajatele üks konkreetne põhi ostja vaates?
millele võiks tähelepanu pöörata. Sest kui see on silme all, siis see ju mitte kuidagi ei saa ära ununeda. Nojah, selle ei saab ikka, aga noh. On jumet? On selles mõttes jumet, et mingid üldpõhimõtted saab nagu paika panna, aga veel kord, et see iga objekt on erinev, et seda lõpuni seda sellist sõidulehte ette ei saa, ei ole nagu võimalik teha. No see ei ole garantii, vaid see on niisugune hea soovitus, guideline. Midagi saab kirja panna, aga veel kord, et palju see nagu lõpuks aitab, seal need spetsiifilised küsimused ju tulevadki siis, kui sa seal nagu kohapeal käid, ja sellepärast ongi mõistlik võtta nii-öelda teadja mees kaasa ehitustehnilise poole pealt, kes oskab mingisugused asju nagu silmata, et jah, aga mingi asja võib-olla mõtleme välja. Mõtleme kindlasti ja meie siis nii-öelda veebileht varjatudpuudused.eu saab ka õige pea uusarenduse, et kuna oleme saanud tagasiside, et võib-olla ongi see lehe sisu natuke ka sellise ostja poole kaldu oleva suunaga. Ja kuna meie tänane teema ongi ostja versus müüja ja müüja versus ostja, siis lehe peal saab samamoodi olema suunatud siis üks osa ostjale ja teine osa müüjale. Ja sinna siis lisame juba selle väikse nii-öelda küpsise juurde. Küpsise lisame juurde. Liigume müüja vaatesse. Fakt, meediakära on siis müüjates segadust kui ka hirmu tekitanud, sest kardetaksegi, et kui kuulutuses liiga ilusalt asja kirjeldada, võib see hoopis endale karuteene teha. Ehk siis näiteks kodu on väga heas seisukorras, aga see võib jääda lõpuks vaid ainult tema nii-öelda arvamuseks. No ma alustan siis sellest, et ega lõppkokkuvõttes ikkagi enamus tehinguid läheb ilma probleemideta. Lihtsalt esile kerkivad need, kus on probleemid. Et kinnisvaratehinguid tehakse tohutul hulgal. Et see protsent tegelikult, kus see nii-öelda probleemid tekivad, on nagu väga-väga väike tegelikult. Lihtsalt jah, nendest siis räägitakse rohkem. Ja mina tegelen ka ainult nende probleemsete tehingutega. et selles mõttes ei tasu selles mõttes üle mõelda, et müüjale tegelikult on väga lihtne soovitus. Ole aus enda informatsiooni põhjal, mis sul on, ole aus, et kui sa selles mõttes ongi kõik korras ja ongi väga-väga kvaliteetne nii-öelda toode siis, mis sa müüd on ju, et siis nii tuleb ka seda serveerida ja küsida selle eest õiglast hinda. Kui sa näed, et seal on mingid asjad, mida võiks ostjale välja tuua, siis too need välja ja ei olegi probleeme. Ja lõpuks sa võid tellida selle samamoodi selle nii-öelda enne müüki nii-öelda selle raporti, ehitustehnilise raporti, ja siis selle ostjale esitada ja sul on nagu selles mõttes kogu kindlus olemas. Sest lõppkokkuvõttes, kui sealt raportist ka midagi tuleb, siis sa ju pead selle niikuinii korda tegema. Pärast, kui ostja seda ostja selle avastab, siis esitab sulle nõuded, siis see nii-öelda, ütleme nii, kindlasti tuleb odavam see ise alguses kohe korda teha ja siis müüa. Et jah, et müüjale väga lihtne soovitus olla nagu selles mõttes aus, et üle ei taha mõelda, et kui ongi väga kvaliteetne korter, maja, mis iganes, siis tuleb seda ka nii serveerida, et seal ei tasu üle mõelda. Ja siin on võib-olla selline vale arusaam tekkinud sellest nagu definitsioon või mitte definitsioonist, vaid sellest varjatud puuduse nagu tähendusest, et arvataksegi, et see ongi nagu müüja poolt siis ära varjatud puudus, aga tegelikult on tegemist ikkagi puudusega, mida keegi võib-olla ei teagi, et seal oli. Ja me ei räägi siin nagu selles mõttes valetamisest või sellisest luiskamisest, et me räägime varjatud puudusest, mis on nagu selles mõttes silmale nähtamatu visuaalselt ja see võib olla ka müüjale nähtamatu, et jah, aga selle nii-öelda müügiprotsessi juures on ikkagi nagu üks väga oluline nüanss nimega maaklerid, aga seda järgmises saates. Väike nii-öelda küpsis ka maakleritele, et kuidas neid asju veel paremini teha. Lõppkokkuvõttes ju maaklerid ütlevad, et kui heas seisukorras see on enamatel juhtudel, et palju see müüja seda nagu lõpuks kontrollib, see on nagu tema asi,
aga see on nagu selles mõttes sellest on tegelikult vähe räägitud selle teema juures. Jälle üks küsimus mu enda nii-öelda minevikust. Kui nüüd ongi näiteks selline juhus, et müüja on andnud selle asja maaklerile müüa ja ütlebki, et jah, seal on see puudus, et palun veendu, et see on ostjale kommunikeeritud ja et sellest tulevikus jama ei teki. Aga kui maakler nüüd oma voliliselt, et müüki teha, üritab seda ja teebki selle ikkagist nii-öelda selliseks ilusamaks, kui ta tegelikult on, sest ühest sõnast, ühest lausest võivad inimesed väga erinevalt aru saada, oleneb, mis emotsiooni sa sinna taha paned. Ja müüb selle maha ja hiljem tekivad ikkagist nii-öelda ostjal siis need küsimused, et oot, aga miks siin seina sees soojendust ei ole, kas siis saab maaklerit vastutusele võtta? No seal tekibki siis see, et ostja ees vastutab ikkagi müüja ja siis vastavalt sellele, mis see müüja ja maakleri lepingu sisu on, siis sealt saab selles mõttes sellise olukorra puhul ilmselt saab nagu nõudeid esitada. Et kui sa oled konkreetselt nagu listi ette pannud, need on vaja kommunikeerida, maakler ei teinud seda, väga suure tõenäosusega saab maaklerilt siis mingisuguse kahjuhüvitise nagu sisse nõuda. Et jah, see on vastavalt sellele, kelle vahel siis lepingud on, et nii ta käib. Okei. Liigume korraks uuesti selle kirjelduse juurde, et kodu on väga heas seisukorras. Et milline on sinu õiguslik hinnang, et kas selline väide kuulutusel müügiprotsessis annab nii-öelda kohtus siis sellise aluse, et või õigemini, kas sellel on mingid konkreetsed tingimused taga või mõõdikud taga, et kui mul on kirjas see, siis on ehituslikud mingisugused nüansid, mis seda kinnitavad? No ega ei täpselt niimoodi ei saa olla, sõltub jällegi sellest, et mis see objekt siis täpselt on, aga ta tuleb mängu selle juures, et enne rääkisime ka, et esimeses järgus vaadatakse seda, et mis on kokkulepitud omadused. Kui nüüd müüja ütleb, et see on väga heas korras korter, siis see justkui on nagu kokkulepitud omadus. Ja nüüd, kui hakkab tulema sealt nagu järjest mingisugused asju välja, mis näitavad, et ei ole heas korras, siis järelikult ei ole asjal kokkulepitud omadusi ja müüja siis peab selle asjaga tegelema. Et see on see vahe, et siis sa justkui nagu lepidki kokku, et see korter on heas korras. Kui sa seda ei ütle, siis me läheme selle nii-öelda keskmise kvaliteedi juurde, kus siis tuleb nii-öelda ekspertmängu ja kes hindab seda erinevate 100 000 standardi põhjal, et kas see siis vastab keskmisele kvaliteedile või mitte. Et aga jah, sellist asja ei ole võimalik paika panna, et mis siis on heas seisukorras korter või maja, et jah, ei ole võimalik. Okei. Olen müüja rollis ja tahan siis vanemas majas oma korterit müüa, aga müüjana ma polegi nagu päris kindel, et mis seal seinte taga on, toimub, mis ma ei tea, lagede ja kõige muu taga on. Ise pole nii-öelda korteris võib-olla mitte ühtegi nii-öelda sellist süvaremonti teinud, et mida ma saan siis enne eeltööna ära teha, enne kui ma hakkan seda vara müüma ja inimestele näitama? Seal ongi, kas võtad riski, müüd maha ja pärast tegeled või tegeled kohe ja vähendad riski. Et ega midagi, siis tuleb kas ise see korra lae alla piiluda või siis kutsuda keegi, kes oskab ka sealt nagu midagi vaadata ja leida, ja ega muud ei olegi. Et nii ta on, selles mõttes veel kord, et kui sa müüd niimoodi, et sa müüd nii-öelda puudusega asja ja sa ise ka ei teadnud, siis ega see sind ei päästa. Et siis saad hiljem teada lihtsalt. Siis saad hiljem teada. Võib-olla ei saa ja nii-öelda joppab, et lõpuks. Mis mul jäi veel kinnisvara seminarilt meelde, Marko Sults oli sinu see nii-öelda kaaspanelist seal ja kuna see teema oli nagu varjatud puudused, siis mul kuidagi jäi kõlama see või jäi meelde see, et Marko Sults ütleski, et ega nad ei vaatagi ju seinte taha ja põrandate alla ja lae alla ja kuhu iganes veel, et neil puudub tegelikult see ju nagu tegevuskavast, ehk siis nad ikkagist ju teevad ka visuaalse vaatluse käigus mingid hinnangud, et kas ma sain sellest õigesti aru, et nad ei lähegi tegelikult ju süvitsi sisse, et kas siis tuleks ikkagi konkreetselt mingi ehitusmees, et davai, tee mul siin
see seinaosa või laeosa korra lahti, vaatame, mis seal sees ei, on. no selles mõttes see nii-öelda üldine, noh, ega siis see on ikkagi niimoodi, et tellija tellib selle muusika, on ju, või valib muusika, et kui ta ikkagi Markole ütleb, et mine vaata lae alla ka, ju see Marko sinna maa alla ka läheb. Et see on lihtsalt nagu see, et kui lihtsalt öeldakse see sisend, et noh, et tule vaatama korteri üle, siis ongi, et noh, ta oskab nagu näha, et kui seal kuskil on mingi tuulutusvahe, on ju, kui on seal tekkinud mingid praod või ma ei tea, mingid hallituse ilmingud või jumal teab, on ju, et siis nad oskavad seda sellele tähelepanu juhtida ja vajadusel ütlevadki, et noh, mõistlik on teha see sein lahti ja vaadata, mis siin on. Noh, ja siis kas seda teeb Marko ise või keegi teine, on ju, see on juba siis järgmine küsimus, on ju. Et selle nii-öelda üldise vaatluse põhimõte ongi see, et nad ju oskavad, noh, nad igapäevaselt tegelevad sellega, nad oskavad näha nii-öelda väljapoolt võib-olla mingisuguseid ohte, et siia on võib-olla mõistlik korra vaadata. Okay. Et ega lõppkokkuvõttes, noh, see ongi jälle see riski küsimus, et noh, et ei ole mõistlik nagu hulluks minna olukorras, kus tegelikult ühtegi ilmingut nagu ei ole, on ju, noh, et noh, siis kui see välja tuleb, on ju, noh, siis tuleb tegeleda, on ju, aga sellega ei tasu nagu hulluks minna. Et veel kord, enamus tehinguid lähevad tegelikult probleemid ette. Ja vaat see ongi see, et meediakajastus teebki sellest ju selles suhtes nagu suurema teema, on ju, või poleemika, aga samas sellised meediakajastused toovad ka ju sellistele kas ostjatele või müüjatele selle võimaluse ennast kaitsta ja saada ikkagist ju selles osas õiglus, on ju. Ja ei, noh, selles ka meedia teeb kõik asjad suuremaks, aga meediakajastus selles mõttes siiamaani, nii palju kui mina näinud olen, on nagu selles mõttes õige, et noh, see ongi keeruline teema, selles mõttes, et noh, et okei, enamus tehinguid läheb probleemideta, aga kui see probleem tuleb, siis lihtsalt need rahalised panused on nagu nii suured, et see on nagu oluline teema ja selles mõttes nagu tasub rääkida, jah. Nüüd oletame, et müüja ongi oma vanemas seisus nii-öelda korteri siis heas korras korteri ära müünud. Ta ei teagi, et seal mingisugused puudused nagu olid ja tulebki välja, et ostja kirjutab mingi aja pärast, et kuule, nüüd on X, Y ja Z juhtunud, mis saab. Kuidas või millised on olnud kohtupraktikad, et just selliste nagu näidete puhul, kus müüja nagu tõesti ei teadnudki, et seinte või lae taga on mingi selline asi. Ai, seal kohtupraktika on lihtne, et ega väga ei huvita. Et no väga lihtne, et seal on ikkagi see reegel, et müüja vastutab. Ja, seal ei ole küsimust, et müüja peab andma ostjale üle lepingu tingimustele vastava asja. Noh, sealhulgas siis keskmise kvaliteedile asja. Ja see, kas ta nagu tegi seda teadlikult või mitte, suures pildis ei oma vahet. Kui nüüd selline olukord on ju, noh, siis tasub teha müüja poolt nagu kindlaks see, et kas siis nõudel on alust ja kui on alust, et siis püüda ikkagi leida nagu kompromiss, et jah. Et ei läheks kohtuvaidluseks? No ega kohtuvaidlus iseenesest ei ole mingisugune asi, mida ma kellelegi nagu soovitaks iseenesest. See on lihtsalt see, et noh, ma ei tea, no võtame olukorra, kus on pahatahtlik ostja ja hakkab seal mis tahes nõudeid esitama. Noh, ega siis selles mõttes ei tasu lõpmatuseni järgi anda, on ju. Et jah, kui tõesti tuleb välja selline puudus, mis noh, kõik mõlemad pooled saavad aru, et no, vajab tegelemist ja on selline asi, millega edasi justkui elada ei saa, et siis no igal juhul soovitan nagu mingi kokkuleppeni jõuda, et mõlemad pooled natuke tuleb vastu ja ei pea sinna kohtusse minema, et nagunii kohtunik küsib ka, et noh, kuidas meil selle kompromissiga on, et selles mõttes ei ole vahet, jah. Kas müüja saab kuidagi dokumentides siis ära fikseerida ka selle, et ta ei teagi, mis täpselt toimub nagu selle lagede seinte vahel, ta teab nii-öelda üldist lihtsalt infot, et mis aastal maja on ehitatud, millal mingisugused renoveerimised on tehtud, dokumenteerida see, võib-olla hinnas ka natuke nii-öelda alla tulla ja see välistab, kui ostja paneb ka oma allkirja sinna nii-öelda alla, et see välistab siis selliseid vaidlusi, mis võivad sealt hiljem välja tulla. See on enamustes lepingutes sees, et noh, müüja on teavitanud kõikidest talle teadaolevatest nii-öelda puudustest ja talle teadaolevat varjatud puudus ei ole. Noh, jah, tore, aga kui tuleb varjatud puudus,
Aga kui see hinna alandamine on toimunud juba? See on teine teema jah, et sellest, aga siis nagu tekib küsimus, et mis sa seda hinda nagu alandasid, on ju, noh, et siis nagu ostjal lööb ka nagu häirekell, et noh, et esimene küsimus, miks nagu müüja peaks seda tegema olukorras, kus ta ei tea, et midagi oleks. Noh, ja siis teine küsimus, et kui müüja seda juba teeb, et noh, siis nagu ostjal nagu häire, noh, et siis see peab olema ikkagi mingi teema, millest mingi konkreetne asi juba kirjas. Ma arvan küll, et lihtsalt sellepärast, et kuule, et noh, selles mõttes on see nagu, et võib-olla küll, et ma alandan hinda, aga me paneme lepingusse selle, et ma ei vastuta varjatud puuduste eest. See võib olla küll jah. Et noh, siis, aga noh, see on kokkulepete küsimus, on ju. Et aga lihtsalt niimoodi, et noh, umbes, et võib-olla on ju, aga täpselt ei tea, et alandame igaks juhuks hinda. Noh, see võib nagu selles mõttes hiljem selle kahjuviitse suuruse juures nagu mängu tulla, on ju. Aga ta vastutusest nagu ei päästa, on ju. Et noh, selles mõttes veel kord, et kui midagi ei ole, ei tasu seda hinda ka alandada, on ju. Et noh, niimoodi igaks juhuks, et see ei ole nagu mõistlik tegevuskava. Okei, võtame müüja vaate ka kokku. Ehk siis, kui hakkabki müüja kinnisvara ära müüma, arvestame ka, et on vanemaid nii-öelda ehitisi, et millised on siis kõik need tegevused, tähelepanekud, küsimused, mida peaks siis kindlasti ette valmistama ja näitajatele või õigemini soovijatele, ostjatele siis kommunikeerima. Noh, veel kord väga lihtne põhimõte, olla aus, on ju. Et kui naabritega on probleeme, siis tuleb öelda, et naabritega on probleeme. Usu mind, kui selles mõttes naabrid on nagu, lärmakad naabrid on nagu selline teema, mis ei jää pärast ostja poolt, ükskõik kui tore see ostja on, et ta kindlasti sellele teemale nagu tähelepanu juhib. Et ei ole nagu mõtet selles mõttes varjata. Noh, loomulikult, ega ma saan põhimõtteliselt aru ja võib-olla mõnel äärmuslikul juhul annaks ise ka soovituse, et noh, võta see risk. Võta see risk, vaata, mis juhtub, on ju. Et lõpuks see variant on ka täiesti okei, on ju. Et jah, et olla aus, kui sa tead, et midagi on, siis kindlasti öelda, kui sa natuke tead, siis tee see probleemi ulatus kindlaks, vajadusel kaasa siis ekspert ja kommunikeeri see ostjale ja noh, vajadusel siis tee korda, on ju. Sest noh, vastasel juhul sa pead nagu pärast selle korda tegema lihtsalt, on ju. Ja siis veel mingid ostja ekspertiisikulud ja õigusabikulud tulevad sinna juurde, on ju, et noh, mõistlik on seda kohe teha. Ja jah, noh, selles mõttes ja siis vastavalt sellele siis noh, kogu informatsioon, mis võiks nagu olla oluline, on ju. Noh, et sellel seminaril oli pidevalt toodi näiteks mingisugune lehmalauda näide, kus oli kilomeetri kaugusel oli lihtsalt näitan, et kilomeetri kaugusel oli lehmalaut ja siis suvel ühe korra või paar korda tuli sealt mingisugust sellist odüüri, et kas sellest peaks siis nagu teavitama, noh, et noh jah, teavita ära, siis on korras, on ju. Noh, et iseasi, noh, et kas see nagu annab mingit nagu nõudeid või nõuetele alust, on ju, või mis see nõue üldse on, et lõhnaküünalde mingisugune kulu, aga ütle ära, noh, selles mõttes, et ja see ei pruugi isegi mingit hinda nagu ei, absoluutselt, no sul on paar korda suve jooksul, et selles mõttes, et ütle ära, noh, et vahet ei ole, et noh, mis seal on siis, et ja sa saad ju seda nii-öelda pakendada või serveerida, et noh, et meil siin saad siin maalähedane õhkkond on siin, et värske õhk, et noh. Kopsud puhtaks. Noh, et selles mõttes, et noh, see soovitus on küll, et kui müüja nagu kahtleb, kas öelda või mitte öelda, no siis ütle. Ehk siis kui tekib kahtlus. Kui sa juba mõtled selle peale, siis ütle. Siis ütle. Ära mõtle, kohe ütle. Seda ei tasu ka teha, aga jah, et pigem müüja puhul on jah ausus, on ju. Noh, lõpuks veel kord, et seda, eks müüja peab ise neid riske nagu mõistma ja endale teadvustama, on ju. Et kui ta ei ütle ja ta teab, on ju, et siis võib juhtuda, et on see kulu suurem pärast. Oleme enamus kõikidest nendest teemadest nüüd ilusti läbi käinud ja ma ütlen, sellel varjatud puuduste teemal ma arvan, võimegi rääkida nagu lõputult, et need teemasid on, erinevaid teemasid on tulnud büroosse küll ja veel ja sinu lauale. Aga võtame viimased nii-öelda sellised tehnilised asjad veel kokku, ehk siis kui juhtub, mis siis saab? Rubriik. No nii. Ostja esimesed tegevused, kui avastab puudused. Teavitada kindlasti kohe müüjale, piisab selles mõttes lihtsast e-kirjast, et näed, avastan sellise asja, mis teeme.
ja siis põhimõtteliselt sealt edasi juba sõltub sellest, kuidas müüja vastab. Kui on vaja teha see nii-öelda puuduse olemus kindlaks, kaasata siis nii-öelda ehitusekspert ja noh, vajadusel siis ka õigusnõustaja on ju, kui müüja nagu üldse koostööd ei tee, on ju, või ei taha koostööd teha ja sealt siis edasi vaadata, et mis saab, et noh, selles mõttes veel kord, et tasub suunata see asi ikkagi kompromissile või kokkuleppele. Kui saavuta, siis ega midagi tuleb kohtusse minna, aga esimene asi jah, on kõige tähtsam on see teavitamine, et muidu pärast see lihtsalt võib-olla, et kui sa õigel ajal või mõistlikul ajal ei teavita müüjat, siis võib olla nõue välistatud pärast. Müüa esimesed tegevused, kui saab ostjalt infokirja võimalike puuduste osas. No eks see on jälle nii-öelda vastassuunaline, on ju, et noh, siis tea kindlasti, kas see puudus on siis selline, mis vajab tegelemist ja kas noh, nii-öelda ehitustehnilise poole pealt on ju ja siis ka õigusliku poole pealt on ju, et äkki on nõue välistatud on ju noh ja nii edasi, et teha see kindlaks, mis on sinu vastutus ja siis vastavalt sellele, kas noh, et kui on täiesti selline suvaline teema, siis noh, ega midagi saata kukele ja vaadata, noh, siis tegeleda, mis siis sealt tuleb, on ju. Ja kui on põhjendatud teema, siis minu soovitus on nagu sõlmida kokkulepe, on ju. Et jah. Kes tõendab puuduse? Ostja. Ostja, alati ostja. Tehingu tagasipööramisest rääkisime ka siin põgusalt, et kui palju neid üldse nii-öelda kohtupraktikates läbi käib, et üldse tehing täielikult nagu tagasi pööratakse? Ei, ikka on selles mõttes, et ta ei ole nii erandlik, et eks see sõltub sellest, et mis see puuduse nagu olemus on ju. Noh, võtame selle hästi äärmusliku näite, siin on Tartus üks kortermaja, mis hakkab nagu vaikselt kokku vajuma, et noh, seal nagu on raske peale taganemisi midagi nagu mõelda, et noh, aga noh, kui sul on ikkagi pesumasin ei tööta, siis päris nagu taganemist ei tule, on ju. Et eks see peab ikkagi nagu oluline olema ja küsimus ka sellest, et kui tähtis see konkreetne korterimaja siis nagu ostjale on, et kas ta tahab sellesse nagu panustada või ta ütleb, et noh, müüja võta tagasi, et ma ei viitsi tegeleda, on ju. Sest lõppkokkuvõttes, kui see mingisugune puudus avastatakse, on ju, noh, seal võib olla ka see, et müüja nagu testis, noh, proovime ära müüa, äkki nagu jopab, on ju, no ei jopanud, okei, ma võtan tagasi, proovime uuesti. Et selles mõttes ta ei ole, taganemine ei ole nagu mingi asi, mis oleks väga erandlik, küll jah, enamus asju selles mõttes läheb selle kahju hüvitamise peale, on ju, noh, eriti kohtusse, et jah. Aga ta ei ole väga erandlik, jah. Okei, selge. Veel viimaseid soovitusi, tähelepanekuid? Kõik juba või? Kõik. Ei, siin sai soovitusi antud küll, et kui tahate rohkem kuulda, siis peate kohale tulema. Just nimelt. Ehk siis nagu Kristjan juba välja üldis, siis tulge kohale või saatke oma nii-öelda probleemid, mured, küsimused, kahtlused meie poole teele. Saame alati head nõu anda ja jällegist, tegelikult need viimase nädala jooksul sisse tulnud teemad olen ise ka need läbi vaadanud, et seal on juba selliseid, mis juba on nii-öelda vaidlusfaasis, aga seal on ka täiesti selliseid, kus ostja kahtlebki, et kas see nüüd on varjatud puudus või mitte ja kuidas selle asjaga nagu edasi liikuda, siis väga mitmed kliendid on juba saanud selle sellise nii-öelda küpsise, väike analüüs, tõendid on analüüsitud, tegevuskava on paika pandud, ehk siis see väärtus on nii-öelda kliendile antud ja klient saab siit ise edasi otsustada, mida ta siis täpselt teeb ja kuidas ta selle teise poole ehk siis müüjaga nii-öelda edasi suhtleb ja millise tulemini tahab siis jõuda. Ehk siis ei ole alati vaidlused, vaid on ka väga hea nõustamine. Ja ei, selles mõttes jah, ja lõppkokkuvõttes noh, mida varem selle esimese analüüsi nagu ära teed, seda parem on ju, et kas siis nagu müüja vaatest või ostja vaatest, et tihtipeale on see, et on juba aasta aega seal põrgatatud mingisuguseid kirju, on ju. Et tasub võib-olla korra kohe alguses õigusnõustamine nagu läbi teha selles mõttes, et see võib aidata kiirema lahenduseni. Ajavõit ja ka, ma usun, rahavõit.
jah, ajavõit, eelkõige ajavõit, et noh, selles mõttes, kui sa oled ikkagi aasta aega juba kirju põrgutanud, on näiteid, kus me oleme saanud just tegelikult jah, just saime ühe kokkuleppeni, päris hea kokkuleppeni, et aga noh, üldjuhul on see, et kui sa ikkagi aasta aega oled juba põrgatanud, et siis tasub minna kohtusse, et kaua sa nagu põrgatad. kaua sa põrgatad, on ju, seal tuleb aegumist ka jälgida, on ju, kuigi jah, kompromiss läbirääkimiste ajaks see nagu peatub, aga jah, tasub kasvõi see esimene nii-öelda pöördumine ära teha, selgitada ära, et noh, lõpuks võime ka meie selle suhtluse üle võtta, aga võib ka selle nii-öelda meie sisendi põhjal siis nii-öelda ise edasi tegutseda, et see sõltub nii täpselt sellest, et kuidas klient siis soovib. Täpselt. Nii et tänan kuulamast, varjatud puuduste teine episood saame nii-öelda lõppenuks lugeda, kes teab, võib-olla tuleb ka 3. episood õige pea, oleneb sellest, mis praktikad meil siin läbi käivad, mida põnevat saame teile jagada. Seniks ilusat päeva, õhtu, öö jätku, millal iganes te meid või seda podcasti vaatate ja kohtume juba õige pea järgmiste teemadega. Nägemist!